Kolmandal rajal Juhan Kilumets, spordiklubi Leksi 44. Neljandal rajal taas lätlane Reinis Kregers. Viiendal rajal Hendrik Teemas, Audentese spordiklubi. Kuuendal rajal Jüri Järv, Nõmme kergejõustikuklubi. Järv väljas. Ja saadi siis ikkagi kadudeta rajale. Viis meetrit pärast. Lõpus jooksis. Neljandal rajal Mikk Meerent, kergejõustikuklubi tipp. Viiendal rajal Martin Sisas, Audentese spordiklubi. Ja kuuendal rajal Veiko Aunapuu, Rakvere kergejõustikuklubi Vike. Ja teine jooks pääses siis ilma harjutamata rajale. Mikk läheb ees. Kurat, nüüd kukkus ära, kukub ära. Ei kukkunud. Ei. Ja kõrgushüppevõistluste E-klassi noormeestel on siis ikka läbi. Martin Kissjuki tänane võidutulemus selle nädal 1.85. On siin nagu ikka 3 jooksu ja esimeses jooksus stardivad. Teisel rajal Sirle Angela Sepp, Audentese spordiklubi. Kolmandal rajal Hanna-Mai Vaikla, Võru kergejõustikuklubi Lõunalõvi. Neljandal, miks ei võiks tulla 10 senti veel lisa. Hoia selle mingisugust teatud koolust on ju, selleks, et saada tugevasti. No aga nüüd said kirja, jah, nüüd võid tõugata normaalselt, on ju? Tuleb. Kindel on kirjas, nüüd võid hakata nagu üritada teha ikka nii nagu vaja. Kire jälle ka jälle. Jaa. Ei, Jüri sai ka üle.
Молодец. Точно так. Rajal Jüri Järv, Nõmme kergejõustikuklubi. Ja keda siis siin liidriks ennustada, Jüri Järv tuleb hästi, Kristjani Seikens pressib tema kõrvale, Juhan Kilumets ja Veiko Aunapu pool ringi, pool maad jääb veel joosta. Ja tundub nii, et finiši sirgele jõuabki esimesena Kristjani Seikens, teisena Jüri Järv. Kolmandana läheb finiši poole praegu Juhan Kilumets, neljandana Veiko Aunapu. Ja nüüd hakkab siis, aga enne tuleb finiš kätte, kui Jüri Järv läheb muidugi Juhan Kilumetsele vastu hakkas liik. Ja Kaarel Jõemägi on siis seda jooksu juhtimas, teisel kohal minemas Mikk Meerens, kolmas on praegu Tarmo Riitmuru. Igal juhul jõuab Kaarel Jõemägi paraedumaaga välja finiši sirgele esimesena ja siis on ülejäänud puntima ühes rivis koos. Ja praegu küll on võimatu ennustada, kes siis lõpetab teisele kolmandana. Tundub, et Mikk Meerens ei taha ikkagi alla anda ja võtab siis välisväljalt vägisi teise koha ja kas kolmandaks saab Maicel Uibo edasi.
Hendrik Lepik võtab siis üheksa ja siis 1992. kõige ees nüüd siis Juhan Kilumets, tema järel Meelis Kreeges ja Juhan Kilumets, Maicel Uibo, Tarmo Riitmuru ja siis 3 esimest, kui 2 ringi jääb lõpuni. Kilumets ja Maicel Uibo siis eelkõige jagamas Sven Reintaki viimast osa stipendiumit ja kui viimane ring algab, läheb Maicel Uibo jooksu juhtima. Kolmandana tuleb Tarmo Riitmuru, siis Hendrik Lepik ja tema järel Jüri Järv. Maicel Uibo finiš siis nüüd, pisut jääb tulla veel Juhan Kilumetsal. Tarmo Riitmuru jõuab kohale 3. Neljandana finišeerib Hendrik Lepik. 5. Jüri Järv. Ja nüüd läheb seal tõsiseks andmiseks veel. 6. ei lõpeta, ütlesin, et lõpetab Hendrik Teemas, aga lõpetas hoopis Janis Farkans.